Tervist. Oh, omad märkmed. Nii, Lauri, mina. Päris paljusid ma siis seltskonnast tean ja paljudel on nagu see, et kurat jälle tuleb sama juttu rääkima, mida ta räägib siin erinevatel nädalatel nii ITL-is kui ka Välisministeeriumis, kui ühel konverentsi, teise konverentsi. Lauri Luht ongi lihtne jutumees. Sellepärast, et mul ongi mõned asjad, mida ma tegelikult tahaks öelda. Ma lihtsalt kohaldan seda sõnumit vastavalt sellele, kuidas siis publik on. Ja kuna tegemist on siin e-kõneisikutele suunatud seminariga, siis ma saangi alustada ja nüüd on see taaskasutuse moment, et see, mida ma Välisminnis alustasin esimese asjana. Kas te usute, et Eesti e-riigis ei ole midagi katki või? Usute päriselt? Tegelikult võiksite uskuda, sest et ei olegi. Et ma lihtsalt... See on nüüd jällegi isiklik lugu, et natukene, et kui ma välisriigis käies, ma eelmine ametikoht oli, ma tõin siia Ukrainast, ma olin 2 aastat peale Ukrainas, enne seda töötanud päris palju turvalisuse julgeoleku poole peal, kriisireguleerimises, et siis sellega võrreldes eriti, uskuge mind, meil ei ole absoluutselt midagi katki. Palun nimetage mulle riike, kus on 100% teenustest digitaliseeritud. Kus palju neid riike siis on? Nimetage mulle riike, ma jõuan ka selle koha peale, et kus me peaksime enda tugevusi tulevikus rohkem kasutama. Nimetage mulle riike, kus on avaandmetes tegelikult umbes sarnaselt võrreldavalt hea, ütleme, stardipakk. Te ei leia neid ausalt liiga palju. Ja ometigi me räägime sellest, et issand jumal, jälle on see katki ja kõik on paha ja me ise teeme, et kehahoiak on vaja saada korda, et siis on asi korras, et iga väike köhatus ei ole nagu see, kus meil on digiriigiga probleeme, kus me peaksime võtma selle seisukoha, et ärme jumala eest nagu enam kunagi midagi tee, sellepärast, et me oleme nii väikesed ja võimatud ja kõik on nii keeruline teha. Jah, väljakutseid on, aga nüüd jõuamegi selle peale, et mida siis nagu me võiksime teha ja mis see visioon ja ambitsioon nagu meil tegelikult peaks olema. Veel selle esimese sissejuhatuse lõpetuseks, et me peame mõistma ja aru saama, et mitte ainult meie potentsiaal ei ole tugev, vaid ka meie hetke lähtepunkt. Kui te lähete teise riiki, vaadake nüüd Eestit, siis saate aru, et ka meie hetke olukord ka on see, mis annab meile nii Euroopa kui ka maailma mastaabis väga suure võimaluse veelgi ägedamalt edasi liikuda. Nüüd, kuhu me siis peaksime liikuma? Minult on küsitud ühel konverentsil tuli, et milline on järgmine suur ja särav Eesti e-riigi teenus. Ma ütlen, vabandage väga. Meie eesmärk ei ole see, ei praegu ega tulevikus see, et inimesed rohkem siin arvutidega saaksid klõbistada ja saaksid hullata erinevates toredates registrites ja saaksid oma aega pühendada, mis on nende enda aeg riigiga suhtlemisele. Vastupidi, meie ambitsioon on see, et ma oma elus kulutan kõige vähem aega riigiga suhtlemisele. Ja jällegi, selles ei ole mitte midagi uut. See on sama visioon on maailma teisel meil 2000 algusest olnud olemas, kus me tahame seda, et inimesed saaksid oma väärtust kasutada, oma potentsiaali kasutada kuskil mujal kui riigiga asja ajamisel. Omal ajal, kui ma Riigi Infosüsteemi ametis töötasime 2013 alates, siis minust palju targemad inimesed tegid ära tol hetkel arvutasime, kasutame seda numbrit muide siiamaani, et me hoiame kokku digitaliseerimise pealt 2% SKT-st. Kui meil oli 2017 ja see tore ID-kaardi väljakutse, mäletate, tehti kiire arvutusi, vaadati, et pagan tunduvalt suurem väärtus, umbes 7-8% peale hakkas see ulatuma. No see on ka niisugune hinnanguline, aga järelikult meil on asi, mida hoida. Ja mitte ainult hoida, vaid ka see, et me peaksime seda potentsiaali sellisel viisil ka edasi kasutama, et me oma uusi ütleme, oma elu planeerides ja seda koostöös nii riigi kui eraga peame ikkagi nagu silmas seda, et tuleviku riik ongi see, kus inimene saab tegeleda nende väärtuste tootmisega, mis toovad sisse majanduslikku või muud väärtust. Mitte ei ole see väärtus riigi asjamisel. Ma rääkisin eelmine nädal ja kuna see on mul lähiaja lugu, siis ma räägin seda päris paljudele, see on päris kelmikas, et kuidas see siis tegelikult väljendub, et milles siis tegelik probleem on. Võib-olla see ei olegi probleem, meil inimesed on ise hästi nõudlikud ja see on jumala äge. Ma räägin teile ühest oma sõbrast, kes läks pensionile ja siis ta tuli mu juurde ja ütles seda, et tead, Lauri, ma olen jumala vihane selle e-riigi peale. Ma ütlen, miks sa siis selle e-riigi peale vihane oled? Kas sa kujutad ette, mul läks tund aega arvuti taga. Tund aega, et pensionile minna. Nojah, hea küll, et kui sa nüüd hakkaksid mõtlema selle peale,
et mis see siis nagu oleks tähendanud seda, kui sa nüüd ilma selle arvutita või ilma nende e-teenusteta pensionile läheks, et kaua siis oleks aega läinud. Noh, inimene, kes on ilmselt 65 aastat vana, siis hakkas mõtlema, et tõepoolest, et ma ei kujutaks seda asja ausatades ettegi. Kuule, päris ägedas kohas elama. Aga see ei tähenda seda, et me peaksime võtma seda, et nüüd ongi kõik valmis. Aga sellised lood tegelikult iseenesest innustavad ja me tihtipeale ei saagi aru, et meie igaühe elus, meie igaühe lähedastega, meie enda sõpradega, kolleegidega on pidavad neid lugusid, mida me saame pakkuda ütleme nii Eesti sees kui välja. Sellepärast, et lõppeks meie enda edukuse dikteerib see, et milline on meie enda kehahoiak. Nüüd, et ma ei põrgataks seda nüüd seda, et kõike teie ise tehke ja meie siin vaikselt on riigis elame edasi kuidagi. Ilmselgelt on väljakutsed, väljakutsed on juhtimises ja see on see koht, kus Lauri Luht on ühe teema mees. Meil on tarvis neid mudelid välja töötada, kus me julgeme. Ma väidan seda, et nad justkui nagu on olemas, aga kus me julgeme rohkem seda innovatsiooni ja arendust ka erasektorist tellida. Me oleme väike riik ja probleem ei ole selles, et meil inimesed ja ettevõtjad ja ka riigis, kes tegelevad selle tehnoloogia ja IT businessiga niimoodi, ei oleks piisavalt teadlikud. Meie protsesside keerukus on tegelikult see, mis meil, ütleme, meile endale tõkked seavad ja millest me ise frustreerume. Aga jällegi, et igasugused protsessid ja seadused ei ole mingid loodusseadused, et nende lihtsustamise teed me peame liikuma selleks, et üleüldse jõuda lihtsamate või ütleme paremate lahendusteni. Riigihanked sõna käis läbi siin, on ju, tõepoolest. Aga mis takistab meil tegemast rohkem innovatsioonihankeid? Mis takistab meid rohkem nagu minemas sinna suunda, et kus me võiksime pigem, ütleme, see nüüd ei ole ainult innovatsioonihange, aga et kus me defineerime probleeme, me laseksime turul seda probleemi rohkem lahendada. Et see on tegelikult üleskutse, et jah, ta tekitab ilmselgelt teatud riskid tellija poolel, aga ometigi ma arvan, et need lahendused, kus me oleme suutnud tekitada riigi ja erasektori ja vabakondade koosmõjus mingisugused ühiskonnale kasulikud lahendused on need, mille üle me päriselt uhked oleme. Me ei ole uhked ühegi lahenduse üle, mida me oleme teinud ainult, ma ütlen nüüd riigisektori vaatest ise endale ainult sissepoole, et meil oleks 5 inimesel või 50 inimesel vahet pole, oleks nagu mugavam toimida. Et selle väärtus on lihtsalt natuke liiga väike, mis siis, et ta lahendab mingit võib-olla väga spetsiifilist probleemi. Ja see ongi see, et kui te küsite, mis on digiriigi asekantsleri roll selle juures, aga meie asi ongi tekitada see vajalik poliitika ja platvormid, et see saaks tulema. Ühed asjad on kommunikatiivsed, et saatsime nüüd esmaspäeval välja lõpuks ka meie digiühiskonna arengukava drafti, et mis neid samu põhimõtteid peaks peegeldama. Mina olen jumal õnnelik selle üle, et hetkel meil need printsiibid, mis meil ka riigisektoris on paika pandud, mitte jumala eest ei takista, vaid lausa võimaldavad edasiliikumist nende asjade suunas, mida ma siin olen öelnud. Meie ülesanne on paika panna see, et kuidas juhtimine siis riigis peaks olema toimiv. Meie asi on kokku leppida erinevate äripoole tellijatega kui ka riigi IT-majadega, et millisel viisil me siis peaksime enda potentsiaali kõige paremini konsolideerima, et jõuda nende targemate lahendusteni, aga lõppeks riik ei ole see ainuke innovaator. Riik pakub ju selle platvormi, riik pakub selle võimaluse, et kuidas me saaksime edasi minema. Et see sama asi, mida ma nüüd 3. korda rõhutan, et see õppimine ja et me julgeme küsida pigem lahendusi probleemidele, mitte see, et me pusime kuskil iseenda ettevõttes või asutuses või riigiasutuses just mingisugused asjad valmis ja me arvame seda, et niimoodi on kõik nii, kas tahetakse. No ei ole. Me peame rohkem ühiskonda kuulama ja ma arvan, et kõik meie edulood, ka meie varasemast ka taasiseseisvumisajast tulenevad ikkagi sellest, kui palju me oleme suutnud hõlmata enda ühiskonda erinevate jamade lahendamisse. Jälle väike isiklik kuu hoopis teisest valdkonnast, aga jälle, et COVID aega meeles ei taha meenutada, aga paraku on meeles, et ma väidan seda, et sellisel hetkel hakkas ka meil endal selles kriisis, mis ei saa kunagi lõppeda ideaalselt hästi, ei ole sellist asja, et mingi kriis lõpeb ideaalselt ja lilleliselt, aga hakkasid asjad sel hetkel paremaks minema, kui me hakkasime neid erinevaid sidusgruppe ja erialaliite teadlikult ja süsteemselt kaasama. Mitte seda, et me kogu aeg üksteisega nõustume, vaid on see, et me kuulame üksteist ära. Tegelikult ega siin IKT ja tehnoloogiamajandus täpselt samamoodi. Et see ei tähenda seda, et tuleb ettevõtte A riigiasutuse X juurde ja ütleb seda, et sa pead võtma selle lahenduse, ütled, yes, muidugi võtan. See ei ole see.
aga jällegi, et küsimus see, et kas mul on võimalik tekitada see platvorm, kus ma nüüd erinevaid ettevõtted ABC-d saan kuulata ja me mõtleme koos mingisuguse ägedama lahenduse välja, mis siis probleemi lahendab, see on hea, et me peame aru saama sellest, et lõppeks me ei toimi mitte keegi kuskil kapslis, meil ei ole mingit Eesti digiriigi kapslit, vaid me peame just nimelt selle sama teadmiste hõlmamise ja suurendamise kaudu tekitama enda oskuste ja lahenduste eksporti. Mis mind viibki seda, et mis see siis ekspordi pool on, et riik ei toimi sellepärast, et riigisektoril oleks mõnus olla. Riigisektoril on mõnus siis olla, kui majandusel läheb hästi. Ja see tähendab seda, et ühelt poolt me peame julgustama ja tekitama need võimalused oma ettevõtetele välja minna, aga teistpidi me peame tõmbama ka teised sisse, et meie ettevõtetega tahetaks partnerlusi teha. Et see on samavõrd väljakutse. Ja nüüd siin tuleb jälle, et mis see riigi roll on see, kui ma vaatan tulevikku peale, siis ikkagi selle võimaldamine, et erinevaid uusi lahendusi testitakse ja rakendatakse enne kõike esimeses jupis Eestis on tohutu pingutus. Paneil rääkis siin väga palju tehisarust ja kuna aeg ongi piiratud, seega ma ei lähe siin rohkem muid valdkondi võib-olla isegi rohkem avama, et kui ma peatukski natuke selle tuleviku tehisaru võimaluste peal. Ma alustan sellest väitest, et olles ka maailmas ringi käinud ja nagu ka teie olete käinud, siis te näete neid ilusaid presentatsioone, neid ilusaid PowerPointe, kus räägitakse tehisaru ja kuidas me juba teeme ja kõik on nagu väga tore. Teatud väga paljudes riikides on see ilus jutt. Kui te nüüd vaatate nagu selle peale, et ma tulen oma etteaste alguse peale, et siis tooge mulle palun võrreldavaid näiteid vaatamata, et meil on probleeme andmemajanduses. Aga kui te vaatate jällegi võrdluses väga paljude teiste kohtadega, on meil näiteks avaandmetega ikkagi asjad nagu võrreldamatult paremad. See ei tähenda, et nad on suurepäraselt hästi, aga nad on paremad. Me suudame tegelikult selle andmehalduse, majanduse ja andmekvaliteedi pealt teha tunduvalt suuremaid hüppeid. Ja ma arvan, et kui me räägime nüüd sellest tehisaru poolest, siis siin me saame olla tegelikult teeraja. Ott mainis gigatehaste initsiatiivi ära, et me saaksime ka arvutusvõimekuse siia tuua ja see ei ole jälle mingisugune riigi enda mingisugune initsiatiiv, et riik saaks jälle sisemiselt kuskil pusserdada, vaid see just ongi selle platvormi võimaluse loomisega, et me saaksime uusi tehisaru rakendusi, uusi tehisaru, ütleme laiemalt igasuguseid võimalusi kasutades, me saaksime neid erinevaid teenuseid luua, mis on kasulikud ka ülepiiriliselt, kas ülepiiriliselt või kuskil teises kohas rakendada. Et see on hästi oluline ja ma rõhutan siin mõnda asja, mis meil enda arvutused ütlevad. Esiteks meie enda ambitsioon on ju saada aastast 2030 selleks riigiks, kus kasutataksegi tehisaru. See on küll ambitsioon riigisektoris, aga ütleme, ma julgeks öelda, et ka riigiks, kus tehisaru vahendeid kõige rohkem kasutataks ja nüüd väike numbriline näitaja, et kui me ikkagi suudame praeguse hetkel konservatiivsete arvutustega välja arvutada seda, et meie ainuüksi riigieelarve sääst võiks õigemini kasutusse võtta, suurendaks meie tõhusust hinnanguliselt, säästu järgi ka 425 miljonit eurot, siis see on ikkagi tohutu potentsiaal. Ja me räägime siin ja mis majandusse puutub, siis me räägime siin kuni 8% SKT tõusust. Ehk siis nüüd ongi nüüd see küsimus, et kuidas me nende lahenduste kasutusele võtmisega ja nende platvormide loomisega jõuame sinna, et me nüüd hõlmaksime ka kogu ühiskonda ja ettevõtlust neid asju tootma, sest uskuge mind, ei ole riigis seda, ütleme riigisektoris, kui ma ütlen riigisektoris, seda potentsiaali niimoodi on ju olemas. Selles mahus on ju, et me ei saa nagu kedagi jätta siin ilmselt välja. Ja tehisarust ma arvangi kujunebki seesama nii riigi kui ka ettevõtete peamine kasvumootor, kuhu peale me peame oma sihiku seadma. Just sellepärast, et meie enda potentsiaal ja hetkeolukord, meie enda juba hetkeolukord praegu on nii piisavalt kvaliteetne ja tugev, et siin on võimalik eesneid teha. Kuidas nüüd trotsida neid geopoliitilisi riske, mida meile peale pannakse kuskilt teistest riikidest või kuidas me saaksime iseenda agiilsuse käima riigisektoris? Vot siin ongi see, kus te võite mulle otsa vaadata ja küsida siis ka näiteks aasta pärast, et mis on siis muutunud, et kas me oleme oma juhtimises, oma kaasamises, oma ütleme siis hangete läbiviimises oleme nagu muutunud.
ma hetkel võin teile täie veendumusega seda öelda, et olles suhelnud väga paljude IT-majadega, väga paljude valdkondade eest vastutavatega riigis, see tahe on olemas. Siin ei ole seda, et keegi jääb sõrgu vastu. Küsimused on mõnes nüansis, aga jällegi, kui me 80% asjades usume, et tõepoolest meil ongi võimalik optimaalsemalt ja targemalt ja ka väljapoole riigisektori poolt näoga olla, siis me suudame need muutused päriselt ka esile kutsuda. Viimane asi, seda ei tule siis, kui meie ühiskond ei ole piisavalt haritud. Et see, ütleme, et TI-hüppest algavad initsiatiivid, mis lähevad meie noorte suunas, aga ka laiemalt me peame leidma ka võimalused, kuidas me oma ühiskonda harime. Need on need olulised momendid, sellepärast, et kui neid oskusi ja teadmisi ei ole, mitte ainult kasutamisega on ja ka, aga kui ei ole oskusi tehisaru kasutamisel, hakkame siis sellest baasist pihta. Ei ole mõtet loota seda, et kuskilt, ma ei tea, tuleb mingi tohutu innovatsioon. Jällegi, et ühiskond areneb inimeste teadmiste ja oskuste kaudu ja kui me omal ajal tiigrihüppega õpetasime ju inimesed puhtalt arvutit kasutama, Netscape'i ja kuidas tol hetkel Google'it kuidas Netscape'ida ja kuidas kasutada niisugust asja nagu Microsoft Word ja failikataloogid ja kõik see muu, siis see oli tohutu pingutus selleks, et teha järgmine arenguhüpe. Ma väidan, et selles oli meie edu, sest et meil tekkis see IT-teadlikkus tol hetkel. Nüüd on see TI, ehk siis tehisaru teadlikkus vaja tekitada. Ja see on üks suur programm, millega juba Haridus- ja Teadusministeerium presidendi eestkostel on juba alustanud, mis on tohutult äge. Ja ilmselgelt Justiits- ja Digiministeeriumi poolt on ka kogu see hariduse, ma ei räägi nüüd formaalhariduse poole, et ma räägin siis ühiskonna harimise võimaluste loomine, juhtide harimise võimaluste loomine ja ka elluviimine on tohutult oluline, et me kõike seda paremat tulevikku saaksime ka näha. Nii, täpselt ajas. Aitäh!